Siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohke Debelak. Vaatamata tulevahetusele relvarahu USA ja Iraani vahel püsib, teatab USA kaitseministeerium. Märke on küll tulevahetuse intensiivistumisest, kuid kui relvarahu edasi püsib, siis on põhjust olla optimistlik, lisab kaitseminister. Pikka aega on maailma praktika olnud selline, et tulevahetus katkestab kohe ka relvarahu, kuid nii on positiivsete tulemuste saavutamine keeruline. USA kaitseministeeriumi sõnul on eesmärgiks selline relvarahu, mida ei rikuks ka kõige ägedam tulevahetus. Ja Eestisse. Isamaa fraktsioon on valmis saanud pensioniseaduse muudatuse seaduse, mis näeb ette, et 5 aasta pärast saaksid inimesed teisest pensionisambast taas soovi korral kogu raha välja võtta. Kunagine teise pensionisamba lammutamine oli edulugu, mida peaks Eesti majanduse elavdamiseks läbi viima iga vähemalt 7 aasta järel. Praegu ongi juba parasjagu kogutud, et see ära kulutada. Eelmisest korrast oli näha, et inimesed tõesti oskasid ise paremini investeerida erinevatesse kaubagruppidesse, milliseid pensionifondid ei pakkunud üldse, märgitakse eelnõu tutvustuses. Eesti Muiduleivasööjate Liit avaldab oma täna hommikuses pöördumises valitsusele kahetsust muiduleiva prognoositava kallinemise pärast. Juba praegu, kui tootjad toodavad pool muidu, on muiduleib paljudele muiduleivasööjatele liiga kallis, kuid 5% võrra kasvav hind võib lõpetada muiduleiva söömise pikad traditsioonid Eestis. Eestis on muiduleiba söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleivasööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnangul nad enam pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. 3-poolsed läbirääkimised valitsuse, muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närve söövateks, sest sekkuda võivad ka muidukargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Ja olulist. Riigikogu alustab täna valimisseaduse muutmise seaduse lugemist, mille kohaselt valitakse president nüüd ja tulevikus loosi teel. Seetõttu võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed ja kõigi Eesti Vabariigi kodanike nimed, kes ei ole kriminaalkorras karistatud, sobivad ealiste parameetrite järgi, pannakse nimed loosiaparaati ja sõelutakse välja üks nimi. See inimene on vastavalt presidendi valimise uuele seadusele kohustatud alustama sellel ametipostil ka tööd. Analüüsid näitavad, et ka presidendi otsevalimiste puhul ei saaks tulemuses lõpuni kindel olla, mistõttu tulebki kasutada kõige otsesemat valimist. Mitte et rahvas valiks presidenti, vaid et president valitakse rahva seast. Siis ei saa enam kohta olla poliitilistel tagatoamängudel ja inimestele, kellele loositeel valitud president ei meeldi, jääb üle süüdistada vaid kehva loosiõnne. Presidendi loosimise loosiaparaadi töötavad välja Tehnikaülikooli teadlased. Ja lõpetuseks pealinna liiklusest. Liiklus täna Tallinnas on harjumuspäraselt intensiivne. Suurematest teetöödest on teatada hipodroomi ristmiku ehitustöödest ja planeeritud ummikud on alguse saanud. Ummikud lõpevad kommunaalameti sõnul kohe, kui ristmik valmis saab ja praegu ummikus seisvad autod pääsevad liikuma hiljemalt 1,5 aasta pärast. Pereliikmetel ja sugulastel sõpradel on ummikus seiseid võimalik külastada tööpäeviti kella 16-21 ja puhkepäeviti kella 11-16. Eetris olid uudised.